oleme jõudnud Treilerendi parklasse, võtsime käru ja see tähendab siis mida? Et aeg on liikuda Tartusse. Täna on meil laupäev, kell on 7 õhtu ja hakkame ette valmistama, sõidame käru peale autoga ja vaatame, mis meil vaja kaasa võtta on. Treilerendi parkla on praegu peaaegu täis. Saladuskatte all võin öelda, et lisandub 2 treilat veel. Ära kaob kuplihaagis, see on vist juba ära kadunud. Ja kui kellelgi on vaja treilerit, siis teate kuhu tulla. Treilerend.ee, aga läheme nüüd tagasi Vihurisse. Auto on pakitud, auto on Treilerendi käru peal ja võtsime igaks juhuks mõned tööriistad kaasa, mõned varuosad, äkki vist olid voolikud, kinnitusvahendid, kaitsmed, Villile võtsime tema turbo, mis ta saatis, aju, juhtmed ja ongi nii. Nüüd lähme pessu magama, hommikul on varakult siin jälle kokku saamine ja otse Tartusse. Näeme homme. Auto teeb da. Teie ees, Kirill Šukov. Täna on meil 19. aprill, kell on 8, peaaegu 25 ja aeg on teha loos. Seega, fikseerime ära. Mida me siis loosime? Nagu ikka, driftikeskusesse 2 pääset. Vaatame, kes siis 5. osa ehk siis 4. võitja on. Selle jaoks, nagu ikka, võtame videolingi, paneme videolingi siia, arvutame kokku 1-4, get YouTube comment, kokku on 67 osalejat, päris vähe, no mis seal ikka. 4. loosi võitja on Andri Lill ja piletid on sinu. Selle jaoks kirjuta mulle Instagrami ja siis ma annan sulle piletid üle. Kuna mikski pärast seekord oli osalejate arv päris väike ja ma lubasin, et siis kui driftika ehitus justkui lõpeb, siis me lõpetame loosidega. Aga driftikeskusega koos rääkides otsustasime, et miks mitte jätkata. Sellel on ainult üks tingimus, et ma tahaksin tõesti, et oleks rohkem osalejaid, siis on huvitavam nii teile kui ka mulle. Ja mida sa selleks tegema pead? 3 väga lihtsat asja. Vajuta like, kirjuta ükskõik mis kommentaar selle videolle ja vajuta subscribe nuppu. Lisaks väikse šansi annab sulle juurde, kui sa jälgid mind Instagramis ja driftikeskust Instagramis. Seega, mine osalema. Kätte on jõudnud meil pühapäev. Kell on hetkel 9:30 ja me hakkame liikuma Tartu poole.
vahepeal teeme ühe pausi ja ma räägin midagi väga-väga huvitavat. Seega püsi lainel. Läheme nüüd Tartusse. No mis siin ikka salata? Aeg on üks kleeps lisada autole. Oleme nüüd jõudnud Marti Pago juurde. Tagataustal käib praegu Randar Kajo Lada Mersu-mootoriga. Huvitav mootor on, mina ei tohi öelda mitte midagi. Lisaks Strelkovi driftikas on siin. Strelkovil on juba tehtud ja ta tahtis võimalikult vähe jõudu saada, aga sai päris palju. Seega nüüd tehakse Randar Kajal ära ja siis on meie kord. Vaatame, kas meid saadetakse kohe tagasi või äkki võetakse pikki. Saime juba korra isegi käimas olla, aga siis tuli välja, et gaasipedaal ei anna signaali välja või midagi sellist. Ja ongi see, et gaasil ei reageeri.
ja siis nüüd oli uuesti haju välja, haju pistikud ümber teha, siis Drosseli enda pistik oli üks juhe lõikasid lahti ja nüüd kiire lõunapaus ja siis jätkame edasi. Aga vaadake, mis meil siinpool on. See, kes kohe peale meid on. Nüüd on see, et Martin pani kalibreerib gaasisiibri ära ja siis saab käivitada. Ja siis saab teha juba mingid teste, seadistusi ja äkki juba jõutõmbeid. Vaatame, ei tea mitte midagi. Kui lõpuks sai kõik asjad ühendatud, siis loodame, et nüüd see laiali ei käi. Käed värisevad üle keha. Esimesed tõmbed käivad. Me kõik oleme siin sukses asendis. Tundub justkui nagu äkki on turbokoda liiga väike ja siis spool tuleb kohe alguses ja siis lõpus ei ole. Hääled on väga metsikud minu jaoks. Ma olen alati arvan, et turbo peaks tegema teist häält. Võib-olla pärast kuuleme, mis häält peaks tegema. Et algselt tundus nagu rõhuleke. Praegu graafikut me ei tea, mitte midagi numbrit ei tea. Väris on üle tüürega. Uueks toetajaks on reisid24.ee. Mis ma saan soovitada, et ma ei hakka ütlema, et te peaksite seda tegema, aga ma lihtsalt omalt poolt soovitan, et minge nende Facebooki lehele. Facebooki lehel hetkel toimub loos spa-pakett. Kuid pühapäeval minu teades 23. aprill see loosimine saab läbi. Ja kui see loosimine läbi saab, siis me paneme koos Reisid24-ga uue loosi käima. Uus loos tuleb huvitav. Selles ma hetkel veel ei räägi. Sellest loosist saate teada siis juba järgmises videos või ülejärgmises videos. Vaatame, kus me ajaliselt siin mahutame. Seega, kui reisile, siis reisid24.ee.
olegi tagasi Vihuris ja mis siin salata, jõunumbrid on ikka päris haiged. Algselt saime 477 hobujõudu mootorist, mis teeb umbes 303 kilovatti rattast. Ja mille peale tekkis küsimus Martin Vago poolt, et kas paneme juurde või palju juurde paneme? Me vaatasime siis suurte silmadega ja ütlesime, ei, meil on vaja võimalikult vähe. Ja lõppnumber on siis 453 hobujõudu, mis teeb umbes täpselt 287 kilovatti rattast ja peab 500 väänet. Seda väänet ja kilovatti numbrit on nii palju. Ja järgmises videos me läheme testima. Saladuskatte all võin öelda, et testimas on juba käidud. Väga äge aparaat tuli ja mis kõige tähtsam, et on ka väga töökindel, vähemalt ühe väljasõidu kohta. Seega näeme juba järgmises videos. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, kirjuta kommentaar ja vajuta subscribe nuppa. Ciao!